Tere head vaatajad! Selle aasta esimeses videopöördumises soovin teiega rääkida nii eelmise aasta tulemustest kui ka selle aasta plaanidest. Eelmisel nädalal sai Narva-Jõesuu linnavolikogu poolt kinnitatud selle aasta linna eelarve, mille üldmaht on 10,3 miljonit eurot ja see on circa 35% suurem kui eelmise aasta eelarve lõplik number. Aga te kõik mäletate, et eelmise aasta märtsi alguses lisaks sellele, et Eestis oli välja kuulutatud eriolukord, saime me üsna negatiivsed uudised ka põlevkivisektorist ja põhimõtteliselt eelmise aasta märtsi algusest kuni aasta lõpuni me pidime pidevalt meie eelarvenumbrid kärpima. Ja üsna positiivne uudis on see, et õnneks eelmise aasta lõpuks nafta hinnad maailmaturul läksid tõusule ja ka eelmise aasta eelarve lõplik number sai enam-vähem tasakaalustatud ja üks teine võimalik probleem, mis võiks meil linnas tekkida, on see, et oluliselt suureneb töötute arv. Eelmise nädala alguses me saime need lõplikud numbrid, mis on tulumaksu laekumisega seotud ja võrreldes isegi meie naabritega meie lõplik tulumaksu laekumine on +3% võrreldes üle-eelmise aastaga. Kuna eelmine aasta on meile kõigile olnud üsna keeruline ja suht ettearvamatu, eelkõige siis COVID-i pandeemia pärast, siis ma võin lühidalt rääkida ka eelmise aasta tegevustest, mis on seotud eelkõige COVID-iga. Kui me räägime olukorrast, kui Eestis oli välja kuulutatud eriolukord, siis terve selle perioodi jooksul Narva-Jõesuu linnas ei olnud ühtegi haigestunud ja esimesed numbrid me hakkasime saama alles juuni kuu jooksul. Paraku on nõnda, et enne pühi eelmise aasta lõpus me saime üsna negatiivse uudise, kui meie Narva-Jõesuu hooldekodus on tekkinud üsna suur kolle ja juba selle aasta alguses, jaanuari keskel, meil oli kokku 82 haigestunud nii hooldekodu personali kui ka hooldekodu klientide osas. Õnneks tänase päeva seisuga on kolle täielikult likvideeritud, aga vaatamata sellele Narva-Jõesuu linn on üldkoefitsiendi järgi praegu teisel kohal, kuid vaatamata sellele viimaste päevade statistika näitab, et vaikselt, aga see number ikkagi läheb allapoole. Loomulikult nii olukord põlevkivisektoris kui ka olukord, mis on seotud COVID-i pandeemiaga, on mõjutanud nii Narva-Jõesuu linna elule kui ka terve maailma elule, aga õnneks need ohud, mis eksisteerisid siin nii suvel kui ka sügisel ja need riskid, mis võiksid siin tekkida eelkõige siis laekumistega linna eelarvesse, need on õnneks kadunud ja selle aasta eelarve näitab, et meil on väga palju tegevusi, meil on väga palju plaane ja nende plaanidega me kindlasti liigume edasi. Näiteks investeeringuteks on meil selle aasta eelarves ette nähtud rohkem kui kolmandik eelarve mahust ja kui rääkida suurematest projektidest, siis selle aasta jooksul on meil plaanis ellu viia sellised projektid nagu kergliiklustee rajamise teine etapp, Vabaduse ja Koidula tänava oluline rekonstrueerimine. Kindlasti me räägime siin ka vaatetorni taastamisest, mis asub Sinimäe alevikus. Samuti läheb hankesse juba kevadel ka terve linna tänavavalgustussüsteemide rekonstrueerimine. Eelmise nädala alguses tuli üsna positiivne uudis ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, sest Vabariigi Valitsus on otsustanud eraldada meile täiendavalt 700 000 ka Jan Puska tänava remondiks. Suurte projektide kõrval me tegeleme ka edaspidi teede korrashoiu ja remondiga, laste mängu- ja spordiväljakutega. Viime ellu kaasava eelarveprojekti
ja kindlasti me ei unusta ka korteriühistutest ja eramajade omanikest, sest need tegevused, mis meil olid toodud eelmise aasta eelarves, need läksid üle ka selle aasta eelarvesse ja sinna juurde me veel lisasime ja hakkame ka aasta jooksul lisama täiendavad vahendid selleks, et elukvaliteet siin Narva-Jõesuus ei halveneks. Aga täpsemalt selle aasta suurematest projektidest ja tegevustest soovin teiega rääkida juba järgmises videopöördumises, kuna leian, et antud teema on teile üsna oluline, kuna selle kohta on meile laekunud kodanike poolt üsna palju küsimusi ja ma kutsun teid esitama mulle ka uued küsimused, kuna see praktika, mis meil on välja kujunenud viimase paari aasta jooksul, on üsna produktiivne. Ootan teie küsimusi ja hea meelega vastan nendele järgmistest videopöördumistest. Olge terved, head päeva!